August Kitzberg, ühe vana tuuletallaja noorpõlve mälestused. Saatesõna. Need mälestused siin ei olnud trüki jaoks kirjutatud. Hakkasin neid üles tähendama aastal 1916 niisama, mingi perekonna kroonika jaoks, mispärast nad on ka nii mõnikord liiga intiimsed. Töö jäi seisma, kui ajad väga ärevaks muutusid. Pärast olen üht ja teist juurde kirjutanud, kuid oma noorpõlvest kaugemale pole ma jõudnud, kuigi ma mõtet pole jätnud ka oma mehepõlve mälestusi kirja panna, kui selleks veel aega jätkub. Katkendid on ka juba olemas. Kui need mälestused nüüd siiski trükki annan, mida teha, nagu öeldud alguses mitte mu mõte ei olnud, siis sünnib see muust inimlikust nõrkusest, kuid mitte sellest, kui võiks minu elulool mu enese silmas mingisugune tähtsus olla ja kui võiks see peale minu omaste ka veel teisi huvitada. Ei mitte. Ma annan oma mälestused välja, et põhjused on nii lähedal, et neid ei olegi vaja nimetada. Vahest täidab mu raamat juturaamatu aset, ta on ehk tükati päris ajaviitlik lugeda ja annab ometi ka pildi sellest, kuidas inimesed enne elasid. Viimast ma püüdsin. Ja siis meil ei ole veel sugugi või on väga vähe alles nõnda nimetatud memuaarkirjandust. Ma ei pane raamatu kaanel oma nime. Häbelikult, seks on mu memuaarid, kordan jällegi, liiga intiimsed. Kes mind tunneb, leiab mu siit muidugi. See on teiste võhivõõraste pärast. Ärgu mind mu elu paljastamise pärast veel välja naerma hakatagu. Kõiksugune tuuletallamine on mulle nii veresse kasvanud ja taevataadi päikese all on ju ruumi kõiksugustel inimestel. 6. septembril 1920. aastal ja 3. jaanuaril 1924. Pro memoria. Tartus 25. maikuu päeval 1916. Väljas sajab vihma, sooja õiekuu vihma. Sample complete. Ready to continue?